tere, armsad Taaro huvilised ja vaatame siis üle märtsikuu. Veebruaril oli jagatud 2 ja esimesed 2 nädalat olid sellises närvilises rahutuses energias, teise 2 nädalat olid sisevaatluse ja hakkas ka ju see tulihobuse aasta. Ja paljud mõtlesid, no nii, mida me nüüd tegema hakkame, et see tulihobune kappab täie auruga edasi ja julgete päralt on maailm. Aga minu arust ikkagi see tulihobuse aasta tahab sellist ratsionaalset kaalutletud läbimõtlemist, strateegia paika panemist. Ja märtsikuu on täpselt ka samasugune, et ma vaatasin juba üle, et mis energiat siit nagu välja tulevad. Ja ratsanik peab olema tark, kes on selle tulihobuse turjal, et ta oskaks teda käsitleda, juhtida, et ta tunneks seda hobust, tunneks iseenda võimeid või arendaks oma võimeid edasi, et see hobune ei paneks amokki jooksma ja et see hobune ei viskaks ratsanikku maha. Nii et tegelikult julgete päralt on maailm, aga et see julgus peab baseeruma ikkagi teadlikkusele. Siis märtsikuu on samuti, ma vaatasin, et tahaks täitsa öelda, et nagu täiskasvanud inimeste ajaperiood on märts. Et emotsionaalselt täiskasvanu küps, emotsionaalselt teadlik või ka võimeline iseenda mõtteid ja emotsioone kontrollima. Ja kui sa oled selline inimene, siis see kuu on sinu jaoks, see märts. Ja märtsis on ka see teema, et võib-olla sa ei jõua enam see niinimetatud hea laps olla, et sa täidad kõik need käsud, ettekirjutused, et lihtsalt anna mulle kätte, mida ma pean tegema, ma teen selle ära. Et see märtsikuu on selline, kus sa tahad sellele vastu võidelda või vastu hakata või mingisugune trots kasvab sinu sees. Et vastavalt temperamendile siis sa nagu reageerid ka sellele eneseteadliku käitumisega või mis tasandil sinu vastuhakk nagu on. Et võib-olla sa lihtsalt teed nagu ja keerad selja on ja, või siis sa tuled nagu aktiivsemalt nagu välja oma mõtete ja ettepanekutega. Ja et enam ei taha enam viisakusest nagu mingeid olukordi alla neelata. Eks see alla neelemine siis põhjustab vaata kurguhaiguseid ja lõppkokkuvõttes seedetraktile ka teeb nagu liiga, et need on raskesti seeditavad olukorrad. Et märtsis siis see keha nagu reageerib sellele kohele, et kui sa tunned, et sa mingeid asju ikkagi tahaksid nagu alla kugistada või alla neelata vastu tahtmist. Et see nõu on või tass on triiki täis saanud või. Et sa võidki avastada siis ise ennast nagu tõesti, et kas sa siis vastad nagu nipsakalt ja see röövib sinu sisemise rahu siis. Aga see on see märk, kus sa saadki nagu järgi mõelda praktiliselt, ratsionaalselt ja ka arvutada, mündid vaata. Ja see nõuab ka rahatarkust ja emotsionaalset tarkust ja rahatarkust ka. Ja sinu enda sisemine autoriteet nõuab ka austust. Et see kuu võib-olla ei peaks heakskiitu otsima väljapoolt. Ja meil on kombeks, et me anname kõikidele hinnangu, nii nagu koolis antakse nagu hindeid. Siis praegust see märts on selline kuu, kus tõesti, et sa ei pea seda hinnet nagu välja teenima. Nagu koolilaps, on ja, et õpetaja on see autoriteet, mis praeguse seisuga täitsa kahtlen, kas nad ikkagi on autoriteedid, et õpilastel on suuremad õigused kui õpetajatel. See selleks, aga et sa ise määrad iseenda hinna. Mitte, et sa hakkad nagu konkreetselt hinnalipik otsa ees ringi käima, aga et see sisemine, et mismoodi sina ise ennast hindad. Kas sa saad olla ise endale autoriteet?
sina ise teed reeglid. jah. sina ise vaatad, kuidas sa planeerid oma aega, tegevusi, kuidas sa suhtled teistega, kuidas sa oma õhtut veedad. Et sa võtad nagu ohjad iseenda kätte. Ja sul tulebki usaldada nagu iseennast rohkem, kui siis seda väljapoolt tulevat sellist hinnastamist. jah. ja märtsis sa tahad rohkem selgust, korda, silmaga nähtavaid ja silmaga katsuvaid tulemusi. Sa tahad muuta halvad asjad heaks, et sa hakkadki vaatama, et kuidas sa saad mingeid asju paremaks teha. See kuu võib olla küll ka selline, et sa teed natuke siit, natuke sealt ja tegelikult peaks võtma nagu kindla suuna, et näiteks, et üks nädal ma panen oma fookuse sinna, teine nädal ma panen oma fookuse sinna. Et mis on see prioriteet, kuhu sa oma fookuse sead, et sa sellist võib-olla harjumuste muutminega, et harjumused on need, mis tekitavad liiga palju tagasilangusi. Ja kui sa oled kaua mingeid asju nagu üles ehitanud, siis lõpuks sa nagu naudid seda tulemust, silmaga nähtavat tulemust. Naudid iseenda pingutust, iseenda saavutusi, iseenda loodud ruumi, rahu. Ja sa saad mõelda selle peale, et kuidas sa iseennast kõige paremini teenid. See on see hinnastamise pool ka, et mitte keegi teine sind ei hinnasta, vaid sina ise annad omale hinde sõna otseses mõttes, et kuidas sa iseennast nagu kohtled. Ja siis sa saadki vaadata, testida, kas sa oled iseendale autoriteet või ei ole. Et kas sa vajad hullusti väljapoolt seda heakskiitu või suudad täiskasvanulikult käituda isegi siis, kui keegi sind pealt ei näe, kui keegi sind arvad, et keegi sind ei näe. Ja kas sa suudad ka autoriteetseks iseenda jaoks jääda ka siis, kui keegi sind näiteks kritiseerib, vaatab imelikult, kergitab kulmu, et kas sa siis suudad selle autoriteeti säilitada iseenda silmis, austus, autoriteet. Siis töö ja võib-olla ma ütlen seda ka, et märtsi alguses 2-3 märts võib-olla on siis võiksid rohkem võib-olla jälgida, et mis sind nagu trigerdab või käivitab või mis teemad sind rohkem nagu huvitavad. Et siis see on iseenda selline tundma õppimine ja iseendast rohkem teada saamine. Enda analüüs siis saad vaadata. Ja see, mis sind huvitab, siis uuri seda edasi. Tegutse sellega edasi. Nii, töö. Vaatame, kuidas siis töövaldkonnas on. Kui ma siit võtan, enda ees seismine on ja sul on hea positsioon, väga töökas kaart on see, aga ka see on selline kaart, kus on teadlikult asjade läbiviimine. Number 7 numeroloogias on teadmised ja tarkus. Et märts on nagu usin projektijuht, kes seab eesmärke, paneb paika ajakava, määrab rollid, vastutab, võtab vastutuse, vastutustundlik, täiskasvanulikkuse ühesõnaga. Väga hea kuu, et paika panna tööalased struktuurid, erinevad paketid, hinnastamised, tööprotsessid, rutiinid, puhkepausid. Neid ei tohi unustada. Ja siis hakkab ka raha liikuma ja kliendi voog muutub võib-olla selliseks nagu stabiilsemaks
Üks nüanss on veel, et sa võid ise tahta kõik asjad korda ajada. Siin on see, et ise teen. Võtan kõik siin need, kõik tööd, mitu siin on, 6. Võtan kõik need 6 tööd, kõik 6 rolli, 6 suunda ja panen teada amokki, nagu ma siin ütlesin, et tulihobune kukub amokki rapsima. Et kõigega saan hakkama. Aga ei, ta ütleb, et kuule, mõtle natuke, kas sa pead kõiki neid rolle nagu täitma, kõikide nende rollide nimel nagu pingutama. Sa oled iseseisev, keegi selles ei kahtle, sa oled jõuline, tugev, keegi ei kahtle selles, sa saad kõikide asjadega hakkama, aga et küsimus on, kas sa pead? Et ära muutu nagu üksinda rassijaks, et mina olen see, kes teeb kõik maailma tööd ära, ja ega siis töö kunagi otsa ei lõpe. Et see autoriteet on ka juhtimine, täiskasvanulikkus, ja juhtimine on ka delegeerimine, piiride seadmine iseendale, teistele, sest sa pead endale ka piiri seadma, et sa siin hulluks ei läheks tööga. Ja ka sellist õiglane, selle alla kuulub ka õiglane kauplemine, et kaubelda saab raha tingimuste üle ja ka töömahu üle, et kui suur see töömaht siis tegelikult nagu on, et ongi piiride seadmise aeg. Küll su pingutused hakkavad märtsis õnneks vilja kandmas. Võtsin vaikselt teise kaardi ka juurde. See on laienemise ja kasvamise pool. Et isegi nagu küllus ja lopsakus ja kõik siia juurde on. Ja märtsis juba varsti vaikselt tunneme nagu kevade lõhnaga, et nii tore kaart see nagu lopsakamaks. Mine tea, võib-olla tõesti need pajutibud tulevad ka juba välja. Et ühesõnaga su pingutused tegelikult märtsis hakkavad nagu vilja kandma ja see annab ka sellist nagu kindlamat tunnet. Ja raha teemal märts soosib neid, kes oskavad hinnata iseenda väärtust, iseenda panust ja ei ole vaja teha selliseid odavmüüke, vaid rõhuta pigem nagu kvaliteedile. Et kui sa oled ka töövõtja, siis pigem rõhugi kvaliteedile ja paku ise seda kvaliteeti. Ja kui teised ei märka, siis räägi sellest, vaadake, kui kvaliteetselt ma teen seda tööd. Et see kvaliteedile rõhumine. Kuu lõpupoole, peale seda, kui on pööripäeva ära olnud, tekib selline uus hoog, uus voog. Sa võid täiesti tunda, kuidas kuidagi värvid lähevad erksamaks. Kevad tuleb ka, lähebki valgevaks päriselt ka. Aga kuidagi siuke nagu ergastumise või erksaks muutmise aeg jõuab kätte. Et nagu keegi keeraks nagu volüümi juurde. Et tuled põlevad laes, keegi keerab nagu volüümi juurde. Ja elektri hinna pärast me ei pea muretsema. Ja seeläbi või tänu sellele on sul võimalus iseennast nagu rohkem eksponeerida, kui sa otsid kaaslast eksponeerida, kui sa tahad kliente, muutud klientidele nähtavamaks. Aga et ongi see, et kuhu sa fookuse sead, et kui su fookus ongi nähtavale tõusmine, siis see võimalus on väga hea märtsis. Ja kes seda ei taha, ega siis vägisi keegi siin trambi valgusesse ei vea. Ja märtsikuu esimese nädala energia võib tuua mitu erinevat ideed ja mõtet nagu korraga, aga vali üks, nii nagu ma enne ütlesin, et vaata, et üks nädal üks asi, teine nädal teine asi ja äärmisel juhul 2 on ja et muidu sa killustad ennast nagu liigselt ära ja siis tulebki see kaart mängu, et rapsid, rabeled ja lõpuks oled kuri, rõõm kaob ära tegemisest, et kes see seda kurja inimest ikka tahab, on ja. Et ja võib-olla ütleks ka seda, et võtta närvisüsteem võib olla ka siuke nagu õrnake esimesel nädalal. Et see kommunikatsioon ja tehnilised viperused ja siuke sagimine ja et see võib nagu vähekene nagu närvidele käia tundlikumal inimesel.
et seepärast, et hoia nagu sellised töörütm või tööpäevad kuidagi nagu lihtsamad, kergemad, planeeri paremini, on ju, et ära püüa rapsida ühe päevaga kõike tööd ära, on ju. Et muidu võib-olla tööd ja tegemised võivadki võtta kauem aega. Nii, lähme edasi. Panen need kaardid tagasi kaardipakki. Suhte teemadele on ka, et kui on sellised pingestatumad suhted natukene, siis võivad esile tulla siuksed nagu kontrollimise teemad, et sa tahad teist inimest kontrollida, samas sa tahad ise ennast kontrollida, et ma olen kõik viks ja viisakas, on ju. Siis, aga et võib ka olla see, et üks tahab just reegleid, aga teine tahab just siukest nagu spontaansust ja hingamise ruumi rohkem. Ja lahenduseks tegelikult ei ole siin võimuvõitlus. Nagu siin oli üks kaart, mis ma võtsin, on ju, enda eest jõuga seismine, et see ei ole võimuvõitlus, vaid no täpselt, võtsin täpselt selle sama kaardi, on ju. Enne kui ütled, mõtle, enne kui tegutsed, mõtle läbi, on ju. Et ongi see kommunikatsioon, võib-olla tõesti välja seada endale ja teistele piiri, et mida sa välja ütled, sest vahest kui oled väga siuke pire, siis ütled igast jama välja ja pärast mõtled, pidin ma üldse ütlema. Et piiride seadmine lihtsalt, et kes mida tööde jaotus samamoodi kodustes tingimustes, on ju. Et kokkulepped. Ja hea uudis on see, et tegelikult Märts soosib sellist ausat ja rahulikku, täiskasvanulikku, emotsionaalset suhtlust. Ja siis vallalisel võib olla meelde tuletada, et vallaline võiks endale meelde tuletada, et mis on tema väärtus, mis on sinu hind, on ju, et mis on sinu väärtus, millises energias sa parasjagu nagu oled. Ja siin võibki tegelikult köita inimene, kes on kindlameelne, kellel on nagu oma mina, kellel on selg roogu. Praegust ma ei räägi siin pirtsakateks, jälle seesama ka, ma ei räägi sellisest kehvas seisus, raskes olukorras pirtsakatest või ohvri rollis olevatest inimestest, sest see on ohvri roll, on ju. Et praegust sellised ohvrirollid ja päästmist ootavad inimesed, nendel ei ole nagu sellist armastuse õnne, vaid pigem on need, kellel on oma mina, on oma selgroog, on oma täiskasvanulik suhtumine, vastutustundlikud, et keegi teine ei vastuta sinu õnne eest, sina ise vastutad oma õnne eest. Ja oma suhtumiste eest ka, et kuidas sa suhtud iseendasse, et kui su hind on ikka madal, see oli vaesuse kaart, hind on madal, siis praegust siuksed madal hinnad ei tööta, ei toimi ka suhete poole pealt. Ja vallalisel võibki kohe lüüa nagu punane tuli põlema, kui ta kohtab kedagi, kelle ümber peab kõndima nagu kikivarvul ja otsima sõnu ja jumala pärast ei solva kedagi, et isegi kui räägib täitsa tavalist juttu, on ju, et haaratakse kinni sellest, mis polnudki millegist kinni haarata, on ju. Nii, siis aga võib-olla ma mainin seda ka, et kui tekib selline nagu tutvus, et võib-olla et ära hüppa siis kohe sinna, et kiirusta selle suhte edasi arengul, võta nautimiseks aega. Võta naudi, saage tuttavamaks rohkem ja et ära üle ka mõtle, et üks pilk, üks lause ei ole kohe romaan, ei ole kohe see armastuse romaan siin, et fantaasia võib vahel hullult tööle minna, on ju. Naudi seda seiklust, kergus suhtluses, ilma selliseid kohustusi võtmata, et ära pane seda survet sinna taha. Nii, ja vaatame Märts ja nüüd peaks ju hakkama, tervis, nüüd peaks hakkama ju need viirused siis taanduma. Hästi palju viirusi ja viirushaigusi oli siin talveperioodil, et iga haiguste kaart tuli välja. Ja kahju.
nii, aga siit tuli veel toredaid. Võib-olla siis tõesti märtsi algus on veel sihuke haiguste hooaeg kestab, onju, aga siis läheb järjest paremaks, siis läheb ausalt järjest paremaks. Et see keha tahab siin oma rutiini, oma rütmi, taastumiseks aega. Kui sa oled pikalt ennast nagu survestanud, töötanud ja haigega olnud, anna endale aega, ära pinguta üle, onju. Ära mõtle, et nüüd on märts, nüüd ma hakkan seda tegema, onju. Et anna endale aega. Siis, ja keha ise annab märku, et tegelikult ta tahab taastada neid baasvajadusi, uni, soe toit, vee joomine, regulaarne liikumine, vähem ekraanivalgust õhtuti, onju. Ja kui sa sellele lihtsalt tähelepanu ei pööra, siis ongi see, et näiteks pinged seljas, lõualuud lähevad pingesse, õlad, et just seedimise tundlikkust ma mainisid, stress koguneb ja kuu alguses täiesti need tundlikumad inimesed võivadki tajuda täiesti nagu rohkem väsimust, rahutust, pea valutab või pea on paks või siuke tunne, et aju hakkab suruma välja siit kolbast. Ja jällegi, et aitab see, kui sa võtad endale rohkem sellist survestamata aega igapäeva tegevustes ja kui tervet ülesannet jõuad ja pool, onju. Et siis joo vett, sest vee joomine on ülioluline ja siis kuidagi need sügavamad hingetõmbed. Võtan siit neid kehakaartidest ka ühe kaardi. Vaatame, mis tuleb. Seisan oma jalgadel, näed sa jalad, aga jalad, see ongi see täiskasvanulikkus. Keegi teine ei tee sind õnnelikuks, sina ise vastutad oma õnne eest täpselt, et see kajastub kehas ka. Nii, läbi jalgade liigub palju infot keha ja maapinna vahel. Jalgade kaudu maandame ennast ja tunnetame, kas pind meie jalge all on kindel. Nii, jalad viivad sinna, kuhu sa soovid ja võimaldavad sul iseseisvalt liikuda. Jalgade kaudu saad ennast välja elada trampides, joostes, tantsides, väga hea. Kas liigud enda jaoks õiges suunas? Ja. Kas käid enda eluteed või arvad, et käid, aga keha proovid sulle märku anda, et on vaja rada muuta? Läbi jalgade ühendume enda tahtejõuga. Issand, kui hästi on ja see väga praegust kinnitab selle, mis Taaro eelnev jutt nagu oli, et see kinnitab seda, et kas sa hinnastad ennast ise või sa lased kellegi teisel ise ennast nagu hinnastada. Ma unustasin mikrofoni siia külge panna, ma loodan, et see minu jutt ikka siin kostab ilusti nagu läbi, eks ma pärast vaatan. Aga fookuse kompassi kaardidest ma tahaks ka ikkagi võtta ühe kaardi, et kuhu siis seada fookus. Kuna see on selline üldine ja ei ole siuke personaalne, siis sa võtadki sellest ennustusest see, mis praegust sind kõnetab just sellel hetkel, kui sa kuulad. Ja nii see lihtsalt ongi. Võtan siit ka ühe kaardi, siin on põnev. Siuke rebaseklutt tuli. Mõnusa näoga. Võta aega keerata nina päikese poole. Nii, ja kuidas tekst on? Mis on see miski, mille üle oleksid tõeliselt õnnelik ja uhke? Millega sa ise ennast hinnastad? Ja sa saad nendele küsimustele täitsa võtta paber, võtta pliiats, kirjuta lahti. Siin on küsimused, Kadri koostanud küsimused ka, coachivad küsimused. Millise jälje tahad sa siia maailma jätta? Vastutuse võtmine. Kes sa oled ühiskonna jaoks? Mis sa oled ühiskonna jaoks? Tähtis on, et see oleks sinu oma ja sulle tähtis. Milliseid väärtusi sa soovid edasi kanda ja seda mitte pingutades, vaid rahulikult, omas tempos, teadlikult. Super, on ju.
et erinevad kaardipakid, aga see on minu jaoks maagia, kuidas nad kokku niimoodi miksivad, et sa võtad ühest, võtad teisest, aga see üldine selline nagu suund on sama ja kannab seda sama sõnumit nagu kaasas. Tšau, järgmise korrani. Kuule, pange like ka, pange like, kommenteerige. Mina annan teile, teie andke mulle üks like. Tšau.